Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Tere tulemast taas kuulama Toila podcasti ja meil on juba 37. osa. Loodame, et selline ilus 100 episoodine unistus võiks ju kunagi täituda. Ja täna on minu külaliseks meie oma Toila kogukonna inimene, Germo Saar, kuldsete käte, mõtete ja tegudega mees. Mees, kes plahvatab ideedest, aga mitte ainult ei plahvata, vaid teeb need päriselt ära ka. Ja see nimekiri tegelikult, mis ta juba on loonud ja teinud, on päris pikk, algab pisikestest erilistest toodetest nagu puidust, kullast ja põlevkivist kõrvarõngad, puidust vannid, trepid, toiduga seotud tooted, metallist tooted, väikesaunad, majutuseks kuubik, aga ka päris elumajade arendus Toila vallas täna juba. Rääkimata siis veel erinevatest sündmuste korraldamisest, romurallid ja saunafestivalid. Jumal hoidku selle eest, kui sinu peas peaks Germo mingi idee sündima, sest tundub, et see vist ideeks ei jää. Tere tulemast Toila podcasti. Tere Kaisa. Jube palju ilusaid sõnu. Aitäh sulle. Kõik on sinu enda tehtud, aga hakkame algusest peale, et me kõik tuleme lapsepõlvest ja kus ja kuidas sinu lapsepõlv möödus? Mu sünnikohaks on märgitud passis Voka. Näiteks. Ma saan aru, et ma päris seda aega ei mäleta, aga kuna minu vanavanemad sel hetkel elasid Vokas või nad üleüldse elasid Vokas ja ka minu vanemad vist osaliselt, siis ma olen täitsa Voka juurtega. Vahepeal mul vanemad kolisid Jõhvi külje alla Kahula külasse, ka Jõhvi mingil perioodil, aga tänaseni elavad Kahulas ja mu päris lapsepõlv oli pigem siuke Voka ja Jõhvi vahel ja siis nooruspõlv oli pigem siuke Kahula Tammiku / Jõhvi Voka, aga Voka nagu eeskätt Voka küla, et ma seal Voka uulitsa peal võib-olla nii palju käinud, ma olin rohkem vanaisa talus või majapidamises. Aga milline oli sinu lapsepõlve Voka? Et sa täna ju iga päev sõidad sealt läbi oma koju ja käid seal võib-olla poes ja tarbid teenuseid, et... Hoopis teistmoodi. Selles mõttes, et lapsepõlve Voka oligi selline pigem talupidamine. Vanavanematel olid mingid lehmad, loomad, siis me käisime karjas, kartulimaa, heina tegime, loorehaga, laka peale kuivama küüni. Tänane minu Voka on selline keskus, selline inimeste Voka, mille ümber on siis väga mõnusad külad. Ma ise elan ju ka Vaivina külas, mis on Vokast üle Konju järgmine küla. Ja selles mõttes on pilt hoopis teine. Kas lapsepõlvest on mõni lemmikmälestus ka? Ma arvan, et mul oli väga hea lapsepõlv tänu minu perele ja tõenäoliselt ka ja pigem hea nooruspõlv, et enamus mälestusi on väga head. Ma tea, kui sa pallialaga lehma roogi sisse astud, ma arvan, et see on ka hea mälestus tänases kontekstis. Jah, tänapäeva lapsed võib-olla ei astu. Astuvad TikToki kuskile mingi jura sisse. Aga rääkides perekonnast, siis kas on sul meeles mingid vanemate või vanavanemate ütlusi või mingid õpetussõnu, mis, kui sa täna oma elu elad, sind kuidagi saadab? Jaa. See oli pigem nooruspõlves, ma arvan, et
ma arvan, et kuskil seal 13. ja 18. eluaasta vahel ma sain mingi taaskordse, noh, võib-olla mitte käkiga, aga ma tegin midagi ja see ei tulnud nagu päris nii välja, nagu võib-olla oleks võinud tulla. Ja siis mul isa ütles selle peale, et selles mõttes, et tegijal juhtub, aga teistpidi, et kes ei tee midagi, selle ei juhtu ka mitte midagi. Ja see tegelikult saadabki, selles mõttes, ma sel hetkel ei pidanud seda millekski, aga mingil hetkel see kuidagi taas meenus ja nüüd ta selles mõttes saadabki, et see, ma arvan, et mingil määral sellest võib-olla kooliteest või lasteaedeest või sellest lahendusest jäi selline eksimise hirm tekkis. Noh, võib-olla oli see ka mis iganes asjadega seotud, aga eksimise hirm ja see on jube kehv variant elamiseks. Siis ei julge midagi teha. Jaa, aga see pärsib nagu kogu seda loovust ja mõtlemist ja veel enam teostamist, et tegelikult eksimine on jumal okei. Aga kas sa mäletad, kelleks väike Germo tahtis saada? Ei olnud vist sellist asja. Sa korraks mainisid ka juba kooliaega lasteaeda, et kuidas sa oma kooliaega meenutad ja mis sa sealt kaasa oled võtnud? Ma arvan, et kui ma täna tagasi vaatan, siis mul on hea meel tõdeda, et inimesed suudavad muutuda, mina kaasa arvatud, ma usun. Et võib-olla see, tähendab, kui ma vaatan seda kooliaega ja tõmbas need mingeid paralleele, siis oli, ütleme, et täna tagasi vaadates siis nagu tekkis selliseid eelduseid, et nendesse tegevustesse, mida ma täna teen. Sellepärast, ma tegin nagu kooli kõrvalt või pärast kooli ja enne kooli tegelesin juba ka mingite enda asjadega, aga see kooliaeg, ütleme, kõva selline arenguhüppe toimus pärast kooliaega. Pigem. Kas peale kooliaega tuli ka ülikool? Mis lood on ülikooliga? Või oli hoopis elukool? Kellelgi kindlasti tuli, aga mul ma vist proovisin mingit ülikooli sisseastumisvarianti, aga selles mõttes, kui mul sisemist motivatsiooni ei ole, siis ma ikkagi ei tee asju ja ma arvan, et see ülikool läks sinna samasse lahendisse, et ma eeskätt ei teadnud, mida minna õppima ja mulle tundus jõhker elu kulutamine, kui ma lähen mitmeks aastaks kuhugile tegema midagi, millest ma tegelikult nagu vahetut eesmärki ei näe ja ma täna lähtun tegelikult samast põhimõttest. Et sa natuke nagu kirjeldasid minu minemist ülikooli, kus ma ei teadnud absoluutselt, mida minna õppima, õppisin tolliametnikuks, õppisin 3 aastat, täna võin öelda, et see väga ei huvitanud mind. Et minu arust need praktilised kogemused on tegelikult hindamatu kogemusega, kui palju annab päris asjade proovimine ja tegemine sulle võib-olla mingis mõttes ikka rohkem kui mingi ülikool, mis sind absoluutselt ei huvita. Ja ühtepidi küll, aga teistpidi ma sellist ajas olen teoreetilist teadmist hakanud rohkem hindama. Ja teistpidi on see, et koolis käimine peale nagu ütleme akadeemilise teadmise annab ikkagi sulle mingit laiemat silmaringi ka, et kindlasti seal on eelis, kindlasti isegi kui see ala sind näiteks täna ei huvita nii palju, siis ega ta päris mööda külgi maha ei jooksnud. Jah, seda kindlasti, et võib juhtuda, et mõnikord lähed uuesti ülikooli, kui oled 36. Ja ka mina ei välista seda. Küll aga nende samade otsuste langetamisel ma täna olen selle võrra kriitilisem, et mis hindame ajaliselt. Meil on ainult aeg, on ju, sisuliselt. Ja siis me otsustame, mis me selle ajaga teeme. Ja kuna aeg on meie ainus selline piiratud ressurss, kuna väga tõenäoline, et see saab otsa ühel hetkel, siis ma olen pigem kriitiline, kuhu ma oma panust nagu annan. Et siis need teemad, kui üldse minna ülikooli juba nii vanalt, me muidugi ei ole veel nii vanad, aga siis peab seda enam kõnetama, on ju. Ja. Aga me liigume edasi sektsiooni ideed ja ettevõtlikkus. Et ma küsiks üks küsimus, et kust tuli puutöö sinu ellu? Et ma tean, et sa oled teinud mitmeid treppe, mitmeid väiksemaid asju, vähemalt ühe suure puidust vanni. Jah. Kus see tuli su ellu?
noh, tänaseks on see küll võib-olla osaliselt seljatatud teema, mõneks ajaks vähemalt, kuigi ta tulevikus jälle siin paistab. See tuli võinoast, kõik algas võinoast, see on mu vanemate sahtlis minu teada veel alles. See oli küll tehtud vist kuuse või männipuust millegi pärast ja kollase paelaga ehitud, aga mu vanaisa ehk siis seesama Voka vanaisa, tema vanaisa oli pillimeister, ta oli viiulimeister. Mis oli tema nimi? Karl Saar, kui ma ei eksi, ja üks tema tehtud viiul on veel alles. Ja see puu on lihtsalt vormitav, küllaltki lihtsate vahenditega vormitav, et sul on nagu küllaltki vähe vaja, et midagi luua. Ja ma arvan, et see loomise rõõm saigi kuidagi selle viiulimeistri loo ja kodus, vanemate kodus siis kuidagi see võimalus, et võtad puutükki ja noa ja sellest lood mingisuguse asja, mida sul enne ei olnud. Et ühtepidi on see nagu võimalus, ütleme lihtsate vahenditega midagi luua, aga teistpidi, mis on alati kannustanud, on ka see, et kui sul nagu midagi ei ole, kas või eneseteostuslikult või materiaalselt mingit asja, treppi või lauda, siis ma ei tea, tee. Kas on lootust, et Germo Saar teeb ükskord ühe puidust viiuli? Never say never. Jah, see vist välistama ei hakka. Kui kõik eeldused on loodud, selles mõttes ma enam sellist põlveotsas nikerdamist, ma võib-olla teen endale liiga sellega, kuna ma arvan, et ma seal põlveotsas suutsin ka päris ägedaid asju teha. Ma siiski enam seda väga ei praktiseeri, et nüüd ma pigem loon head tingimused ja loon nagu mõnusaid asju. Et võib-olla alustuseks vilepill näiteks? Jaa, tagasi juurde. Aga kust üldse selline disain mõtlemise ja loomise pisik tuli, et kas on see ka geneetiline kuidagi? Võib-olla meenub midagi, sa ütlesid ka ennem, et juba kooliajast tegin midagi seal, juba toimetasin kõrvalt, et mis on mingi esimene mälestus võib-olla, mis tuleb, et ma juba siis nagu oli selline disain mõtlemise asi minu sees. Mulle meeldivad ilusad asjad. Et kui selles mõttes ma ei ole nagu, ma olen suhteliselt isikliku lähenemisega asjadele ja kui ma midagi isiklikult teen, siis nagu ma pigem teen siis, et ta on teistmoodi. Kas ta kukub teistmoodi välja või siis ma juba sketšin ta teistmoodi, aga see tulem võiks olla nagu selles puutöö kontekstis, selles mõttes, et tänaseks on nagu lahendid veidi teistmoodi. Aga küll disain nagu jätkub, et kui juba midagi teha, siis ütleme neid standardiseeritud ja ühetaoliseid tooteid selles majanduslikult väga mitmekülgselt ja ohtralt tarbivas ühiskonnas või maailmas on väga palju. Ühesuguseid laudu, ühesuguseid toole, ühesuguseid maju, ühesuguseid, ma ei tea, varsti inimesi on ju. Et aga tahaks, et need asjad, mis mind ümbritsevad, on omanäolised. Mitte masstarbimine. Ja. Aga kus see pisik tuli? Ta oli küsimus. Ja. Millal ta oli võib-olla sinu see esimene, vaata selle disain? Nii, see võinuga muidugi, et ma teen nüüd sellise võinua. See ei olnud eriline disain, jah. Jah, aga ikkagi kuskil tuli mõte, et ma teen nüüd sellise. Sa valisid midagi välja, ma teen sellise ja ma lõin ta selliseks, aga kas enne võinuga oli ka midagi? Meenub sul midagi? Jaa, enne võinuga oli liigendatav öölugemislamp. See juba läheb sinna klassi küll. See oli muidugi sellisest silmapaistvast disainist väga kaugel, aga ta toimis. On ta alles või? Ei usu. Ma arvan, et see läks kuhugile sahtlisse või riiulisse, sest et mulle meeldis rohkem seda lampi teha või lugeda, sest et ma eriti ei lugenud. Okei, aga kust ettevõtlikust tuli? Vajadusest ja võimalusest. Selles mõttes, et ettevõtlikkus ja äri on minu meelest veidi erinevad asjad. Varem ma olin rohkem ettevõtlik tõenäoliselt. Ma võtsin võib-olla rohkem ette nagu väikeseid asju. Täna ma püüan nendest ka varasemalt ette võetud asjadest rohkem nagu ikkagi seda äri poolt kasvatada ja natukene ka mahte kasvatada.
et ma tõesti mingil hetkel sain aru, et ma vist ei soovi jääda selliseks puhtalt nagu loovettevõtjaks. Mitte, et loovettevõtlusel mingi viga küljes oleks, aga mulle tundus, et maailm avardus ka läbi või ma ei tea, lihtsalt sain aru, et maailm on nagu veits suurem, et tegelikult sellele ühele ilusale asjale, mis sa lõid, on ju, võib olla suurem turg, sellele saab teha variatsioone, seda saab turundada, seda saab pakkuda, seda saab müüa. Ma olen nõus sellega, et igal loovettevõtjal, ma arvan, tekib elus siukseid hetki, kus sa saad aru, et ma vist olen loodud millekski muuks, millekski võib-olla suuremaks ja sa peadki ennast täiega ümber seadistama. Aga tead, see pisik, mul hiljaaegu alles tõmbasin paralleeli käekirjadega. Minu vanematel on üliilusad käekirjad. Mõlemal. Ja minul, ja vist mulle tundub, et minu põlvkonnal ja ka minu lastel on käekirjad nagu veits lappes. Jah, mul on sama kogemus, minu 90-aastane vanaisa Lembit, tervitused sulle, väga ilus käekiri ja ka mälestus, kus tema ema saatis kogu aeg postkaarte, väga ilusa käekirjaga. Ja mul on kohutav käekiri. Ja võib-olla minu, mitte siis minul ei ole kalligraafia, on ju, nagu käekirjaline disainkujundus, vaid mul on siis materiaalne. Jaa, see on päris hea selline paralleel, mida mõelda. Aga selleks, et saaks midagi luua, peavad tulema kuskilt ideed. Kus need ideed tulevad? No kuubik näiteks. Nii. Kuubik on täna meie nagu kõige suurem toode, see on see väikemaja lahendus. See tekkis mingi, ma ei tea, 5 või midagi aastat tagasi, kui ma olin murtud jalaluuga haiglas. Ja ideaalne lihtsalt koht, kus olla, kus ideid luua nii-öelda. Ja siis see oli umbes sama, kui ma kolisime perega Vaivinasse. Vaivina, ütleme siis kaldapoolsele või Pankranniku poolsele küla otsa, ütleme nii. Ja siis seal kalda peal liikudes väga tihti peale, siis mul tekkis enne seda haiglasse sattumist visioon, et seal kalda peal võiks olla koht, kus inimesed saavad seda kalda pealset ja seda merevaadet nautida, sellepärast et Ida-Virumaa või selle, ütleme, Pankranniku või selle meie piirkonna selline reklaampilt või tihtipeale läbikäiv kujund on ikkagi seesama Pankrannik. Aga ka täna meil ei ole seal Pankrannikul ühtegi nagu sellist kohta, mis oleks loodud inimestele selle nii palju kummardatud ja esile toodud ala nautimiseks. Ja siis ma sketšisin esimese kuubiku, mille ma visandasin tegelikult Pankrannikule. Küll ta sinna ei jõudnud, aga ta on jõudnud teistesse Eesti kohtadesse ja üks on nüüd meil ka seal Toila ranna lähistel. Kusjuures peab tõdema, et ma hiljuti olin ka viirusega voodis maas vist 2 päeva, ööpäeva ja ma olin ka nii väsinud sellest voodis olemisest ja tulevad öösel mõtted, kell 4 tulevad ja sa saad paneda kõik kirja ja tõesti tuli väga häid mõtted selle ajal, et mida jälle teha ja luua. Aga too veel mingid näited, et põlevkivist kõrvarõngad, teemant, puidust vann, et kust need tulid näiteks? Põlevkivist kõrvarõngad minu meelest ma sel ajal tegelesin veel Kohtla-Nõmme kaevanduspark muuseumis Alutaguse matkaklubiga koos matkade ja ronimiste korraldamise ja läbiviimisega ja õuesõppeprogrammid ja siis me olime kuidagi selle põlevkiviga hästi seotud. Ja ühel hetkel ma vist võtsin maast lihtsalt põlevkivitükki ja mängisin taga käe vahel, et põlevkivi on ka väga erinevat, eriti see, mis on Aheraine mäes või mis on juba ära kaevandatud, mõni kukub tükkideks, aga ma leidsin kuidagi sellise hästi tugevat tükki ja vist sealt see inspiratsioon nagu lendas, aga kuna ainult põlevkivi kõrvarõngas või kõrvarõngad üleüldse tundus mulle, et neid ikkagi tehakse ka täna ja tehti siis käsitööna ka meeletutes kogustes, siis mulle tundus, et selle ägeda lisandväärtuse annaks sinna siis see puhas kuld, et ma segasin siis selle puhta kulla põlevkiviga, selles mõttes ma lisasin põlevkivile kulda ja ma arvan, et see oligi, aga neid ma tegin vähe, 1 paar on tänaseni alles ja ma ei tea, kas neid kunagi veel tuleb. Vann
vannis on ikka hea käia. Aga puidust? Puidust, jaa. Me kunagi püüdsime ühte äri käivitada, puitmaterjali müük Jõhvi linnas. Ja siis sealt jäi mingid põranda laua toorikut alles, mis jäigi lattu seisma. Ja siis oli sellist aega, idee tuli ja siis ma tegin ära selles mõttes, ma ei teadnud, mis ta saab, ma arvasin, et ta kuivab laiali, läheb lõhki, aga ei pidama, ta on kodus mul. Käid ikka seal? Ja väga tihti, lapsed eriti, selles mõttes ta on ikkagi pigem suur, sinna läheb mitusada liitrit vett ja tal, kui lapsed olid päris pisikesed, siis see oli nagu veits basseini eest neile. Ja Teemant, jah. Teemant tuli sealt samast Vaivina külast, kuna me elame süksel parajal tuulte väljal. Need meretuuled, mis põrkuvad pankrannikule, siis tundub, et nad vist sealt lendavad üles ja lõpuks, kui nad maanduvad, siis nad tuiskavad täie lauluga läbi hoovi. Ja meil täpselt seal elumaja kõrvalhoone vahel on selline tuulekoridor. Ja kunagi, kui seda hoovi hakkasime korrastama, siis ma sain aru, et on vaja nagu lõkke kohta, sest ma nagu päris maa peale ei tahtnud hoonete vahel lõket teha. Ja kuna seal oli tuulekoridor, siis oli vaja nagu tuulekaitset ja sealt ma sketšisingi mingi sükse sümmeetrilise tuli siis Teemanti moodi lõkkease, millele siis kombineerisime need grillfunktsioonid ja vardad ja potid ja pännid. Täiesti praktilisest vajadusest. Praktilisest vajadusest. Aga vaata, mõnele inimesel tundub, et on see julgus, et tuleb idee, proovin, teen ära, ei tule välja, tuleb, väga lahe tuli välja, ja sa rääkisid ka sellest eksimise hirmust, et kas, ma arvan, et meie seas on veel inimesi võib-olla, kelle seest veel tuleks ideid välja, aga kes lihtsalt ei julge proovida, et kuidas võib-olla inimesi sellist loovust ja potentsiaali kuidagi paremini esile tuua? Enda sees pead ära otsustama. Ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma nii ütlen. Selles mõttes ikka on me kardame teiste kriitikat, me kardame eksida ja siis saada teiste kriitikat ja me üldse kuidagi lähtume hästi palju teistest, aga seda ei ole vaja. Jube äge tõde on elus see, et ega keegi ei tea, kuidas elada. Jah, sellist raamatut ei ole veel kirjutatud, mulle meeldib ka see mõte. Ja täiesti okei on, kui sa elad enda moodi. Sest et mina ka mingil hetkel varasemalt oli ütleme, pigem hästi suur tutvus ja sõprusringkond ja siis käisid ja kõik nagu seal, nüüd kõik ostavad autod või üks ostab auto, kõik ostavad autod. Ja siis käis see ikka mingi kamba vaim igasugused. Aga siis elu tegi omad korrektuurid ja siis hakkasin rohkem käima nagu enda rada ja see enda rada näitaski, et tegelikult ei, kambad on ägedad ja sõbrad on olulised ja kõik see, aga just see enese arengu koha pealt, et ole pigem julge, sellepärast, et kui sa kardad nagu kriitikat, mis tuleb teistelt inimestelt, siis mulle praegu tundub, et ütleme nii, et tippsportlane ei kritiseeri sind, kui sa hakkad jõusaalis käima. Ta näeb, et see algus on oluline. Ja ma arvan, et mul küll ei ole, aga ütleme, edukas ettevõtja või maailmatasemel ettevõtja, ta ei kritiseeri, kui sa katsetad nagu uut toodet. Ta näeb, et sa julged. Ja tegelikult on ju hea uudis ka see, et isegi kui sa õnnestud, siis ka kritiseeritakse. Alati leidub neid, kelle ei meeldi. Aga see on okei, selles mõttes, et ma arvan, et me ei ela selle jaoks, et teisi inimesi rahuldada. Nagu ükskõik mis tasemel on ju. Me elame ise endale ja tore, kui sul on ümber inimesed, kellega koos või kelle jaoks seda elu viljeleda. Ja ei, kriitikat on ikka, aga see on nagu okei. See on edasi viiv jõud kauat. See intro, mis ma sinust ette lugesin, et ma saan aru, et see on siuke hirmutav iseendale vahepeal, kui keegi loeb ette, et wow, mis list see oli, aga et kuidas sa kõike seda jõuad, et mis paneb sind seesmiselt kuidagi põlema? No see nimekiri on ju, sa lugesid nimekiri ette. Ja see polnud veel lõplik? Ei, seda küll, aga selles, ma ei tee neid asju korraga. Ma ei tee nagu ühes tunnis või ühes päevas või ühes kuus, on ju. Ma olen neid teinud. Osasid ma teen endiselt, aga osad on tooted, ideed või lahendused, mis tulid hästi välja, on ju.
ma ei tea, joppas või oli õnne või oli hästi tahet või oli hästi läbimõeldud või oli hästi teostatud. Aga eks ma ju ka nagu, ma ühel hetkel leidsin endale huvitava paralleeli. Ma mitte ei samastu, aga see paralleel oli nagu äge, et ka leiutamine on üks väga huvitav sõna. Ma just hiljaaegu ühe sõbraga hilisõhtul vestlesime ja siis saime aru, et Eesti ongi leiutajaid täis. Ja et me oleme leiutajad. Ja terve Eesti on nagu leiutajate küla, et meil leiutatakse keriseid ja saunasid ja tooteid ja IT-lahendusi, et Eesti ongi nagu väga selles mõttes. Kõik on omamoodi lotted. Ja aga ütleme muusik võib enda elus ükskõik laulja või pillimängija, ta kirjutab või loob sadu lugusid, tõenäoliselt. Sahtlisse, on ju. Ja siis laseb neid välja ja kuulavad ja sõpruskond kuulab ja kõikidel muusikutel ei õnnestugi võib-olla elu lõpuni püünele saada, eks ju. Noh, võib-olla ei ole see eesmärk, see on elustiil, on ju. Ja ma arvan, et võib-olla minul on samuti. Selles mõttes, et ma loon erinevaid lahendusi, erinevaid tooteid. Mõni on edukam, mõni ei ole, mõni jääbki sahtlisse, aga võib-olla mõni jõuab kuhugile. Aga sa lood, sest sulle meeldib luua? Jaa, selles mõttes mul on jube raske, kui mul tuleb mingi hea idee, vähemalt minu hinnangul hea idee, et ma nüüd siis unustan selle idee ära. Mul pea ei tööta niimoodi, ma ei unusta ära seda. Ma astun vähemalt mingisugused sammud, mingisugused siuksed realiseerimise variante katsetan, et kuhu ma võin sellega jõuda, et kas mul tuleb ette takistusi, mis mulle antud hetkel võivad olla nagu ületamatud või perioodiliselt liiga pikad või tahavad liiga palju energiat või vahendeid või tähelepanu. Aga väga paljud ideed, mida ma olen ka varasemalt loonud ja realiseerinud, ma ei ole nendest lahti lasknud, sellepärast et mulle tundub tasapisi, et võib-olla minu need visioonid või disainid või kujundused või teostused nagu liiguvad ikkagi õiges suunas. Ja ootavad õiget aega ka. Ja võib-olla ootavad õiget aega. Aga kui sa peaksid selle laiale ideede spektrile, mis ma sulle ette lugesin ja mis võib-olla sealt veel puud oli, nagu otsa vaatama, siis mis sa valid sealt top 3, mis sa täna hea meelega teed? Et nagu sa ütlesid, siis ei olegi enam võib-olla aega 2 tundi, et teha kõrvarõngaid, võtta kuskilt ja võib-olla see hindada aega ja tegemisi teistmoodi täna, et aga mis on täna need 3 asja, mida sa hea meelega teed äris? Ettevõtjana? Täna on aus vastus ikkagi see, et ma keskendun rohkem tegevustele, millel on majanduslikult suurem potentsiaal ja läbi selle ma loodan luua tingimused, kus ma saan realiseerida väikseimaid asju suuremas mastaabis. Ja ei ole nagu 3, selles mõttes, et 3 toodet, okei, Kuubik on võib-olla väikemajadena ja siis on, kuna üks ettevõtte osa on ikkagi väga tugevalt ehitusega seotud, siis no sinna lihtsalt tahes-tahtmata läheb kõige suurem energia. Ja Pergola lahendus, see mulle meeldib. See nagu... Aga ikkagi, millal sa viimati midagi nokitsasid? See, nagu sa ütled, põlve otsast tegemine, mis ühelt poolt kõlab nii hästi, teiselt poolt nii halvasti on, jah? Ja, on, jah. Aga ikkagi, millal sa viimati midagi nokitsasid? Ise võtsid kätte, tegid midagi puidust näiteks? Ai, lastega. Ja, mul see tuleb ikka ette, jah. Ja, mul 2 poissi, et ikka lõikame või kruvime või saeme või midagi. Midagi nad tahavad niikuinii teha. Onni tuppa või välja või... Me rääkisime muusikutest ja loomisest, et me ei ole üldse maininud veel luulet, et ilmus ka kogumik Vaikus ju vahepeal ja mida on võimalik täitsa täna raamatupoodidest soetada, et kust see tuli, see mõte? Vanaema nimi on ka Luule. Aga see, minu jaoks on see juba nagu vana asi. Mul on hea meel, et ma selle kogumiku tegin
ja hetkel ma näen, et ma kindlasti sellist asja enam ei teeks. Miks? Siuke veidi vastuoluline. Sellest on isegi nagu veidi... Kus see vastuolu siis on? See on nagu, kuigi seal ei ole nagu kõik siuke üli isiklik nagu toode seal nende salmide näol on ju. Aga siiski ta on selline nagu mingis mõttes paljastamine. Enda paljaks tegemine. Mingis mõttes jah, aga ma kindlasti ei kahetse seda selles mõttes nii, no selles mõttes need read tulid mingite aastate vältel on ju, ja mis sa ikka mõtetega teed, paned kirja on ju, ja kui nad seal kohati riimi lähevad, siis on üli chill ja siis ikkagi, kui sul on nagu ägedaid inimesi ümber nagu Janett ja Jaanika, kes oskavad sellised ägedaid pilte teha, siis panedki selle pliks-plaks kokku, teed sinna mingid disainid, valid värvid, fooliumtrükid, kuldsed salmid juurde, tuk-tuk-tuk, ja siis tulebki 30. juubeliks jumal äge kogumik. Mulle meeldib tegelikult see, et loomeinimestel on tõesti see probleem, et sa ühel hetkel vaatad tagasi ja sa mõtled, issa, ma tegin seda ka ju. Nagu sul on see täiesti meelest ära läinud, et ma olin luuletaja ka vahepeal. No jaa. Aga millal sa viimati sahtlisse kirjutasid? Kas sa pärast seda ilmumist oled midagi kirjutanud? Jaa, olen küll. Okei, no siis me oleme millegi uue ootel, kunagi kui õige aeg on. Aga räägi veel, mis värk nende puulehtedega oli? Jumala hea värk. No räägi. Ja mul on tõesti kahju. Mul on täiega kahju, et sellega nii läks. Meil puulehtedest materjali tootmine oli minu arust üli hea mõte. Kahjuks ka Eesti tasandil need partnerid, kellega me koostöösse astusime, ma ei tea, mis põhjustel. Meil, ütleme nii, et see projekt lõppes pigem siukse kehva maiguga. Ja see koostöö nende partneritega, kuna see on selline väga spetsiifiline ala, see hõlmab endas nagu teadustöid, katsetusi, seal sidusaineid, fraktsioone, nagu hästi-hästi palju katsetust ja seda ütleme kodustes tingimustes ma leidsin, et pigem ei tee, kuni siis selleni välja, et mis siis sellest loodud materjalist nagu luua saab. Aga kahjuks see lõppes seal poole peal ja tänaseks ei ole ta enam nii innovaatiline minu jaoks, sellepärast et ma tean, et on maailmas lähiriikides üks ettevõte, kes teeb puulehtede massist siis sükest paberilaadset toodet. Mis ikkagi kinkis sulle kogemuse, et tulevikus julgeda mõelda mingi uue materjali peale ja uute lahenduste peale ju? Jaa, see oli üks selline eluline käik ja teema, mis mõttes saadab mind selles mõttes siiamaani, et mulle tundub, et see materjalitehnoloogia on täna ikkagi väga aktuaalne. Ta võib olla, ütleme kuni energeetikani välja või energia tarbimise või energia tootmiseni, aga ka selline nagu basic materjali teadus on täna, kuna just jääkmaterjalide kasutamine. Et kes iganes meid kuulab, siis hoidke ka mõtte ja silmad hästi lahti, et jääkmaterjalide kasutamine on täna kindlasti väga perspektiivne teema. Voxile, Vox OÜ-le see on kasvanud vahepeal juurde suur vend Vox Solutions ja mis keskendubki siis, nagu sa räägid rohkem ehituspoolele, et kust tuli idee kasvada nii suureks, et mõelda elumajale ja nagu ikka Toila vallas ju? Jaa, Toila vallas. Mulle see meie Toila, Voka, Konju, Päite, Vaivina, kogu see piirkond väga meeldib. Ma usun sellesse. Minu meelest usk millessegi on hästi paljud asjad aluseks. Ja Solutions ongi see ehituskallaku selline brändi laadne variant, on ju. Suur vend, Big Brother. Jah, selles mõttes küll, jah. Meil on Enterprises ka veel. See on majutus. Okei. Aga vajadusest taas, aga mitte, et meil oli vaja, aga kellelgi oli vaja
ja siis pöörduti meie poole. Kuna mul see enda maja ehituse lugu ja siis kõikide nende puutoodete ja siis mingil hetkel tulid mingid remondid juba ka kuskilt näpuotsaga, aga kellelegi jäi silma. Ja kuna ma olen püüdnud meie tegemisi alati kajastada nagu ausalt, ka neid asju, mis välja ei tule, sest neid on ka. Ja need on osa tööst ja igasugused mured on ka tegelikult osa lahendustest ja osa nagu sellest, mida sa lood, on ju. Siis võib-olla oli usaldus, mis meid viis sinna. Ja täna me näemegi meeskonnaga. Meeskond on ülioluline, just kuna meie piirkond on, või Eesti on ju, ei ole liiga suur koht, siis ma arvan, et see, kuidas sa, ütleme nii, et see, kuidas sa teed midagi, nii teed sa kõike. Milline juht sa oled, rääkides meeskonnast? Seda peab mu meeskonnalt küsima. Aga kas sul on endal mingisugust... Milline juht ma olla tahan? Ei, mingi strateegia, et jah, milline ma olla tahan ja milline ma olen siis enda arust ikkagi? Ma püüan olla parem juht. Selles mõttes, me juhime mingis mõttes, eks ju, inimesi, töid, projekte, aga see on väga erinev selles mõttes, et inimestega suhtlemine ja projektide juhtimine on ikkagi täiesti erinev. Ja seda tasakaalu on kohati keeruline leida, sellepärast, et ma usun või mulle tundub, et juht on tihtipeale orienteeritud võib-olla rohkem heale tulemusele kui sellele protsessile, paraku. Sest et tihtipeale on ka see, et väga mitmeid töid, projekte või objekte on paralleelselt töös ja siis... Väike kaos. Väike siuke kaos võib-olla käib asja juurde, sellepärast, et päriselt kui töös on korraga, ütleme 100 detaili, siis meeskond on see, keda usaldada ja kes ka peab vastutama ikkagi nende detailide eduka realiseerimise eest, et see lõpptulemus oleks see, milline meie tahame, et see on. Ma kuulasin ühte meie mitme aasta tagust salvestust ja siis mulle nagu nii meeldib see, kuidas on kasvanud aja jooksul märksõna suure projekti mõõt, et kui vanasti oli suur projekt, et ma saan teha ülikooliga koostööd, siis nüüd on suur projekt see, et ma ehitan elumajasid. Et see on minust täiega äge, nagu, kuhu on kasvanud ajas sinu puhul suure projekti mõõt nagu. Kusjuures ma ise pean ülikoolidega koostööd suuremaks. Ja tähtsamaks? Tähtsus on nii subjektiivne. Tänasel hetkel võib mingisuguse kellegi kodu või elumaja ehitus olla nagu, ütleme, poole aasta perspektiivis tähtsam. 5 või 10 aasta perspektiivis on ülikooliga või mis iganes teadusasutusega, mis iganes projektiga töötamine jällegi olulisem, aga see ei tähenda, et üks on teisest olulisem. Jah, ja kodu ehitades nullist ütleme, et see ikkagi nagu ju ei ehita ainult kellegi kodu, vaid sa arendad ka olemasolevat keskkonda, on ju? Jah. Aga ikkagi, mis on edu saladus, kui me räägime edukatest suurprojektidest? Ja? Ma ei tea, kui ma mõne eduka suurprojekti realiseerin, ma võin rääkida. Aga tegelikult sa oled teinud väga palju asju. Mis sa ise arvad, mis su edu saladus on? Ma ei pea ennast edukaks. Jah, ma olen nõus, et sinu arvamuse edust ja minu arvamuse edust ja kellegi teise arvamuse edust võib olla väga erinev. Aga ikkagi, et võib-olla mida on selleks vaja, et toimetada nii, nagu sa toimetad. Ma sõnastasin küsimuse ümber. Jaa, tahet. Hästi palju tahet. Ja mitte lähtuda nagu alati olemasolevatest, ma ei tea, isegi võib-olla tavadest või tõekspidamistest, sellepärast, et kui sa teed midagi teistmoodi ja kui sa tahad saavutada uusi tulemusi, siis sa ei saa teha neid asju samamoodi. Jah, kui ma ise kuulasin seda meie vana vestlust üle, siis ma sain aru, et ma ise pakuks sinu puhul detailsus. Et kui detaili sa lähed ja kui palju sa süvened enne, kui sa midagi teed, on, et sa lihtsalt ei lahmi, vaid sa päriselt mõtled hästi läbi, et kas või see sama, et sa märkisid siis, et näiteks kui sa lood kõrvarõngaid, siis sulle meeldib mõelda, mis kujuga on inimese nägu.
no mingi sümmeetria nagu või asümmeetria kasvõi, et mida sa taotled, on ju. Aga ja sellest, see mulle meeldis ka, et kui me räägime tõesti sellest, et tarbimine on ju läinud hulluks, et on vannitootjaid, kõrvalangatootjaid, saunade tootjaid, et mis on võib-olla see, mida sa püüad teistmoodi teha? Et sa tõid juba sellega ennem välja, et mitte teha samamoodi. Mis eristab sind? Kas või näiteks, kui sa lood seda elumaja kontseptsiooni? No ma ei tea, see eristumine on keeruline sellepärast, et eristujaid on väga palju. On ju, sa eristud võib-olla mingis kontekstis mingisugusel maa-alal, on ju. Aga kõikide kõrvarangad on erilised. Jah, on ju. Et kõik on erilised. Et võib-olla hetkel ei olegi küsimus niivõrd eristumises. No, kõige parem eristuda on kvaliteedis. Järgmine väljakutse on kindlasti see, et kui sa eristud kvaliteedis, tõenäoliselt sa eristud oma hinnas, järelikult sa eristud väljamüügi hinnas. Ja nüüd, kui su väljamüügi hind on tunduvalt kvaliteetsem kui teistel, nimetame seda niimoodi, siis väga suur väljakutse on jõuda nende tarbijateni, kes lisaks su kvaliteetsele hinnale näevad ka su kvaliteetset tulemust selle järel, selle taga, sellega koos. Täna ilmselt on ka see, et mis väärtust me loome, väga suur küsimus. Ja meil selles mõttes see on okei, kui inimene rahuldub tootega, mis on, ütleme, hea või rahuldav, ja kui see täidab tema vajadused, siis see on täiesti okei, on ju. Aga eks ka iga ettevõtja peab aru saama, et mis on see turuosa, mida ta siis soovib kätte saada, või see, mille poole ta püüdleb, on ju. Kui sa suudad selle ärilise poole oma eneseteostusliku osaga nagu kuidagi ära võib-olla tasakaalustada, teatavat tasakaalu me ikkagi tahaksime saada, ma arvan, et siis sa võidadki. Ja mitmete toodetega mul on tekkinud täitsa selline seis, et mul on olnud võimalus osta sisse kellegi teise tehtud toode, aga nagu see kuubik väikemaagi lahendus, meil tuli siis objekti päring, kuhu sooviti siis lisaks nendele töödele, mis me teostasime, ütleme nii, siis öeldi, et kuule, aga me tellime kuskilt endale ühe väikemajaga sinna. Aga mul oli kuubiku sketš olemas ja ma selle sketši alusel siis pakkusin neile, et kuulge, et me võime ise teha. Ja tellijale sobis. Ja sealt me saime teha esimese kuubiku. Et ma tahtsin lihtsalt teha enda oma. Ütleme, hinnaklass on sama, aga ma tahtsin enda oma teha. Kui oluline on see, et kui sa oma tööd teed või elu elad, siis sa annad kogukonnale tagasi? Hästi tähtis. Sa oled ikkagi suur maakonna patrioot, kui nii võib öelda? Ma arvan, et võib, jah. Olen, jah. Ma arvan, et kui sa juba otsustad siin elada, või ükskõik kus elada, vahet ei ole, kus sa elad, ma ei tea, tee seda uhkusega vähemalt. Või kui sa ükskõik mida teed, kui sa oled juba otsustanud seda teha, siis tee seda hästi. Ja kas kogukond või piirkond või see koht, kus me elame. Muidugi, kui sinna saab tagasi anda, sul on see tahe või võimalus, siis pigem jah. Kuidas sulle meie noored tunduvad? Et ma küsin seda sellepärast, ma tean, et sa oled päris palju panustanud just ka oma kogemuse jagamisest näiteks noortele ja noorte projektidesse, et võrreldes selle, kui me noored olime. Millised on tänapäeva noored? Need noored, kellega mina valdavalt kokku puutun, on ägedad. Ja see on ka põhjus, miks mina olen valmis ükskõik kui palju või vähe nagu nendesse panustama, et kui sellest, mida mina oskan öelda, teha või näidata, on nendele inspiratsiooni või rõõmu või head tahet, siis las nii olla. Ma tean, et südames on ka Toile rand, meri. Ja. Et sa oled sinna loonud ju ka majutuse ja nüüd ka sauna. Ja. Ja ma tean, et lained meeldivad sulle.
väga. Seilamine. Kus see meri tuli südamesse? Tuligi siit Toila, Voka, Vaivina piirkonnast. No see käib ikkagi, selles mõttes me oleme, enamus Eestit on muidugi mingisuguse veekoguga ääristatud, aga me oleme justkui ranna- või mererahvas on ju, või järverahvas või veerahvas või võiks olla, meil on vähemalt võimalus olla on ju. Ja ühel hetkel Toila rannast tihedamalt või Toilas, Vokas üldse tihedamalt käima hakates, no meri jääb silma tahest tahtmata ja siis rõõm kuidagi sellest merest ja vee lähedusest tekkis ja nüüd paljud tegevused on kas koos sellega, selle ümber, selle peal saanud toimuma. Mulle tundub, et see loomevärk on natuke nagu heas mõttes haigus, et vaatan seda rannariba ja juba hakkab jälle tulema mingi idee on ju. On seal üks torn, mida sinna võiks teha, on siin üks rannariba, mida siia võiks teha, et see natuke kõlab nagu sihukese hea haigusena. No ta ikka on jah. Ja noh, ongi see nii Pergola lahendus kui sauna lahendus kui torni lahendus, mis on kõik nüüd juhtumisi, eks Toila rannaala läheduses. Mina arvan, et need loovad sellele alale mingisuguse lisandväärtuse, sellepärast et nad on kõik mingil määral funktsionaalsed, neid saab kas siis kasutada või tarbida on ju. Ja ma arvan, et inimestele hea koha loomine, ta ei ole alati nüüd majanduslikult nagu kõige või üldse tulus on ju, oleneb olukorrast, aga ma arvan, et hea elukeskkonna loomisel me avaldame palju suuremat mõju, kui me nagu esmapilgul näeme või tunneme. Jah, et teistpidi ikkagi, kui mingi üksik projekt ei ole nüüd tulus, siis see ikkagi võib ju tuua sulle huvipakkuvaid kliente, kellele see toode meeldib on ju, et ikkagi on võimalus näidata ka, et mis sa teed ja mis see on üldse. Ja selles mõttes nii Pergola kui Saunamajaga ongi sama teema, et nad ei ole nagu ärilise eesmärgiga nad ei ole seal ärilise eesmärgiga, aga mul ei ole mõtet ka nagu uut loodud toodet hoida laos, kus seda mitte keegi ei näe. Et see on, võib-olla ta on siuke turunduse, on ju, mingi selline esimene osa ja seal on mul enam ka motivatsiooni endal nendega edasi tegeleda, sellepärast et võib-olla selle loomemajanduse üks keerulisemaid või jah, ütleme minu jaoks see äriline jätkusuutlikkus versus loomemajandus. Et see keerukus ongi selles, et asja loomine on nagu hästi õhinapõhine. Sa teed ta valmis, sul on nagu see säde ja sära ja kõik on olemas. Ja siis hakkab elu. Ja siis hakkab elu, jaa. Selles mõttes, et see idee nagu edasi oleks olemas ja ta põhjendaks ka seda panust, mis sa sinna juba panid, seda panust, mis ta tulevikus vajab, et ta põhjendaks ära, siis see jätkusuutlikkus. Ja kui minu jaoks on see toode nagu juba laivis olemas, siis ta on mul kuklas ikkagi nii kaua, kuni ma olen ta viinud lõpuni. Aga ma ikkagi nüüd küsin, et kas, kui sa nüüd midagi välja mõtled, kas sa mõtled juba enne välja ka selle, et mis ta siis saab, kui ma ta valmis teen? Või see, mis ta siis saab nüüd edasi, tuleb pigem siis, kui ta ikkagi on valmis ja näed, et ta tuli selline? Või sa mõtled ka loomise protsessi eel nii-öelda, et kuidas võib-olla kellele seda müüa ja... Ma arvan, et see on olnud ajas muutuv, aga täna on ta kindlasti pigem nii, et ma mõtlen rohkem ette. Et üha enam on see protsess müügistrateegia, turundusstrateegia liigunud ettepoole ajas? Loomisele lähemale? Jaa, selles mõttes, et see idee tekib kas kuskil olustikus või mingile olustikule vastavalt. Ja siis ma ikkagi juba püüan aru saada, et kui ma ta valmis teen, kui ta on materiaalne väärtus, selles mõttes käega katsutav toode, kuidas ma saan sellega edasi liikuda, sellepärast et ma ei tea, kas sellel loovusel on piir, aga hästi tore ikkagi tõesti, kui mõni toode nagu muutub ise majandavaks, nii öelda, mingisuguse toega on ju. Jah, ja eks üha enam tuleb ikkagi mõelda, et kellele me mida loome ja kellele me müüme seda pärast. Sest tarbimine on ju hulluks läinud. No jaa, aga tarbimine on meie enda kätes, et
siit siis, ma ei tea, teeme siis jätkusuutlikumaid tooteid. Mille peale tuleb ka kindlasti väga mõelda tulevikus, jah. Aga kas kogu selle ettevõtluse loomise mulli keskel sa tunnetad näiteks, et Kermosaar on ka bränd omaette? Ja et kui sa võib-olla liigud ja oled kuskil ja et näitad avalikult, mida sa teed, siis tegelikult seda jälgitakse ja eriti just kogukondlikul tasandil? Ma arvan, et see on nii, aga ma ei tegele sellega enda mõtetes. Et ei tunneta teadlikult nagu seda tegemistes igapäevaselt? Ei, ma teen niikuinii enda asju, selles mõttes sõltumata, mis võib-olla ümberringi toimub, et eks sellist siit-sealt ikka avaldub mingisugust, ütleme, kriitikat või tunnustust, et oled kellegi eeskujuks? Ka pigem harva, aga selles mõttes, et mõlemad innustavad ühte või teistpidi, ega loomulikult ka need lahendused, mida lood kuhugile, ka see kriitikanoot, kui ta on asjakohane, siis ma võtan selle üle mõelda, aga see ei tähenda, et see lahendus on nagu halb, ta lihtsalt on täna selline. Ja kui sa nüüd natuke tagasi vaadad, siis mis on olnud üldse karjääri suurimad väljakutsed? Õppetunnid? Mina ise kõige keerulisem. Iseendaga selles elus hästi hakkama saada on kõige suurem väljakutse. Kõikide teistega saab hakkama, kõikide objektide ja projektide. Samas mulle tundub just, et kui ma ise endale jään kõige rohkem ette, siis mul oleks ennast just kõige lihtsam muuta, kui ma saan aru, et ma ise jään ette, et võib-olla on just nagu teisi, kui me räägime inimesest, on ja. Teisi on ju palju keerulisem muuta. Et selle mõttes on hea, et ma teadvustan, et ma ise jään endale ette, et ma saan endaga tegeleda. Ja, ma olen nõus, aga ongi selles mõttes teistes, kui me räägime mingi umbmäärane teine, eks ju, keegi teine kuskil, et ma ei tegele teiste inimestega, ma ei räägi teistest inimestest, ma tegelen enda asjadega. Ja ma mõtlen näiteks, kui on mõni meeskonnaliige, on ja? Näiteks. Meeskond on nagu, meeskond ei ole teine, meeskond on minu meeskond, jah, see on ülioluline. Ja nemad saavad, mis vaja on. Minust ja minu kõigest. Aga kõik teised, et hästi tore, kui ma saan kellessegi panustada, aga see peab, ütleme, see on otsus. Üha enam räägitakse tegelikult ka sellest, et selleks, et edukas olla, jällegi, mis on edu, on järgmine sinna lähe, aga et võib-olla teha asju nii, nagu ma näen ja nagu ma unistan, siis peab olema mingi strateegia või päevakava, mida ma teen, kuidas ma oma aega trackin, on ju. Et kas sul on selline mingisugune to-do list või kindel must have, mida sa teed, et kui ma teen nii, siis projekt on edukas näiteks. Ja mida sa võib-olla teistele ka soovitaksid, et võib-olla on mingid häid nippe, mida ka teised võiksid kasutada? Mul on ainult üks aja planeerimisvahend, see on mu kalender, ma näitan ka seal oma novembrit näiteks, eks ju. Oota, ma näen 2 vaba päeva. Jaa. Nii. Ma kasutan kalendrit nagu märkmikuna ka. Yeah. Ma panen sinna mingisugused asjad, mis on siis, mul on väga harva nagu konkreetselt kellaajalised ülesanded. Need on ainult konkreetsed kohtumised, need on mingisugused väga, ütleme, asi, mis tuleb teha kindlal kellaajal. Aga ülejäänud ongi mul kalendrisse märgitud kui asi, mis tuleb tõenäoliselt tänase päeva jooksul ära lahendada. Aga seal on mitmed, kuna mu töö ei ole võib-olla täna niivõrd punktuaalne, vaid ta on nagu siuke organiseeriv. Organisatoorne on äkki. Ja ma tahtsin seda, mulle ei meeldi seda. Nii. Et seetõttu, kuna ma ei tea, kui ma lähen näiteks objektile või tegelen projektiga, ma ei tea, kas mul läheb seal tund, 2, 3 või 5. Ja mis seis seal üldse on? Ja. Või mis saab, mis üllatus täna on? Ja, et siis ma ei saa panna endale nagu nii, või tähendab, ma saan, aga mul ei ole vaja. See tähendab seda, et kui ma juba kuskil olen, siis ma parem teen seal need asjad nii, nagu on vaja. Ja siis liigun järgmiste asjade juurde. Ja kui see järgmine asi nüüd tänasesse päeva või tänasesse õhtusse öösse ei mahu, siis järelikult ma teen seda järgmisel korral.
jah, võib-olla tõesti tuleb hinnata mõnikord ära nagu kalendriliselt oma päeva ära haki, ära tee oma elu keeruliseks või säti rohkem ajalisi asju ühele päevale, on ju. Ma olen ka seda nippi kasutanud. Et see on väga hea soovitus, aga AI võtab võimsust. Kas ja kuidas see sinu töös aitab, kas sa kasutad seda? Ei ole kasutanud, praegu ei näe, et vajan, aga kohe, kui on vaja, kohe kasutan. Üldiselt on arvamus positiivne, negatiivne? Ütleme positiivne. Jah, see on tegelikult natuke hirmutav, et meil pole õrna aimugi, pole õrna aimugi ekspertidel tegelikult, kui me räägime sellest, et mis 5 aasta pärast võib veel olla tänu AI-le, et raske on prognoosida ka, mis võiks saada, kui ei tea, kui kiiresti see areneb, et see on küll hirmutav fakt, aga mina ise kasutan igapäevaselt näiteks. Ja võib-olla ka, kuna oled olnud noortele eeskujuks ja hästi palju noortele rääkinud ja sa oled väga hea rääkija nende ees, et on sul mingi soovitus ka neile, et nagu me ise ütlesime, et me olime selles olukorras, kus me ei teadnud, mida minna õppima, mida teha. Mis võiks olla see, et kuidas leida oma õige tee? Esimene samm. Aga mis see on, kui ma ei tea? Ei no, tee siis selle poole, mis sulle meeldib, esimene samm. Ja siis saad otsustada. Selles mõttes kõige klišee on, aga taandareng on ka areng. Aga paigal seis ei ole üldse areng. Et tee midagigi. Tee midagigi, jaa. Et ükskõik mis suunas ja katseta ja päriselt ka katseta. See on meie ainus elu ja tasub proovida. Ja sellest ei ole midagi, kui ebaõnnestud. Et seda tuleb. Kui palju sina veedad vaba aega ja mis sa siis teed, kui on see päriselt sinu aeg nüüd? No ma ei tea, mulle meeldib küll öelda, et mul on kogu maailma aeg, on ju. Aga vaba aeg, no ma võtan aega. Nüüd mul on mingisugune mõte, siuke lahendus, et you're not wealthy if you're not healthy. See on väga hea. Ja, et ma olen veidi rohkem tähelepanu hakanud pöörama oma sellele füüsilisele vormile ja tegelikult vaimsele ka. Ja need peavad nagu hästi toimima. Minu arust kõik jääb täiega käsikäes, eriti just see vaimne pool. Eriti just see vaimne pool, jah. Ja vaba aja poole pealt mul, ma ei tea, mul selles mõttes, et see on nagu, et mis on tööaeg ja mis ei ole tööaeg või mis on vaba aeg või mis on see isiklik aeg või. Igasugused mingeid aja nimetusi on, minu arust meil on üldse üks aeg selles mõttes, et jaa, võib-olla osaliselt on see nagu rohkem reguleeritud, eks ju, et kui sa konkreetsetel aegadel teed tööd, eks ju, või käid töökohal, aga minu puhul mul on suhteliselt üks aeg ja ma tekitan neid ajataskuid, kus ma teen siis tegevusi, mis mulle meeldivad rohkem või vahest on ka nii, et nüüd mulle vahepeal meeldivad need tegevused rohkem, mille käigus ma ei pea eriti palju mõtlema. Mulle meeldib saunas käia ja mulle meeldib lastega aega veeta, kuigi nad on hästi intensiivsed, aga nad on muidu jube marudad. Rääkides lastest, milline isa sa oled? Noh, eks selle iseloomustus annaksid taas nemad. Ta ei saa nendelt teistel küsida, ta on nii pisikesed, aga et ma usun, et ma olen panustav. Ma tahaksin olla rohkem võib-olla tähelepanelik, et neid suunata, aga teisalt ma ei ole kindel, et see inimeste suunamine on alati kõige parem lahendus, sellepärast, et see inimene, kes on leidnud iseenda suuna, läheneb enda elule ja tegevustele tõenäoliselt suurema rahuloluga kui see, kes on suunatud sinna, mida ta teeb. Et elu käib nii? Jah, et ma nüüd ütlen sulle, kuidas elu käib. Sest sellist raamatut endiselt ei ole veel. Jaa. Aga sa oled kindlasti oma lastele eeskujuks, aga kes sulle on eeskujuks? Kogu maailm,
ja veits hirmus on öelda jah, et kogu maailm või nagu kõik. Sellepärast, et ma kindlasti ei tea kogu maailma, aga ütleme siis see osa maailmast, mida ma näen. Ja ka, aga see tähendab ka nagu lokaalselt need inimesed, kes on minu ümber, see keskkond, kus ma olen. Aga ma tahan ammutada nagu inspiratsiooni ja eeskuju ka nagu väga, väga suurtest ja nagu maailma mastaabis tegemistest, tegijatest. See ei tähenda, et ma pean olema samasugune või tegema kunagi ka niivõrd suuri asju, aga see on inspireeriv. Sellepärast, et mina ei saa täna aru, kuidas nagu globaalsel tasandil asjad käivad. Ma lihtsalt ei tea. Millest sa unistad? Mul ei ole kas sa oled üldse unistaja? Traditsioonilises mõttes vist unistusi, sellepärast, et mul on mõtted ja need mõtted, mis mulle meeldivad, neid võiks nimetada unistusteks. Aga kuna enamus nendest asjadest või tegevustest või kogemustest, millest ma olen siis nii-öelda unistanud või mida ma olen soovinud, siis ma ikkagi pigem teen ära. Ja ma teen ka ära need, millest ma ei ole unistanud, näiteks seesama purjetamine. Nagu ma ei unistanud purjetamisest päriselt. Ma pigem pelgasin seda suurt merd. Kuidas tuli siis julgus minna purjetama sinu ellu? Minu ümber olevatest ägedatest inimestest, võimalusest. Selles mõttes, sa oled juba mere ääres, mine siis käi mere peal ka. Jah, eks lõpuks hästi palju ideid ja unistusi tuleb ka just võimalustest ju, mida elu sulle pakub nii-öelda. Ja see on, ma arvan, et see on kindlasti erinev selles mõttes, et see mulle tundub küll, et mida enam võib-olla liigud või teed erinevates keskkondades või kas või teed enda asju, aga mis nagu tahes-tahtmata kas kuskil märgatakse või on kellegagi seotud, siis sa lävid rohkem erinevate inimestega ja läbi erinevate inimeste, erinevate keskkondade sul tekib võib-olla enam võimalusi ja see paraku on niimoodi. Ja kindlasti me peame siin ikkagi lõpus seda ka mainima, et lõpuks hästi palju loeb see, millised inimesed me ise enda ellu valime ja millistes seltskondades ja keskkondades me lubame endal olla, et tuleb nagu hästi teadlikult valida, et kuhu sa oma aega julged panustada. Ja, ajapanus on hästi oluline ja veel olulisem võib-olla on see, et keskenduda võimalustele ja ise panustamisele, mitte nagu niivõrd otsida. Ja oodata. Ja oodata, jah. Ja et olla hästi avatud. Ja. Mulle meeldib, et sa oled öelnud ka niimoodi, et mulle ei meeldi minna sõnadega ees ja tulla tegudega järgi. Ja kindlasti, et sa pole sõnadega linna ehitaja. Et jämedalt ma ütleks siin lõpus niimoodi, et sa ehitad linna valmis, siis sa räägid, kuidas sa linna ehitasid. Pigem niipidi. Jaa, tore, kui me ühel hetkel ühe linna saame ehitada päriselt, aga pigem endiselt niipidi. Teeme ja siis, kui on tehtud, siis. Ja suur aitäh sulle, et sa oled jäänud Ida-Virumaale, julged jäävadki siia. Ja et meie kogukonda arendad läbi selle, et kui sa täidad enda unistusi ja sellega aitad tegelikult kaasa kõigi meie heaolule, nii et suurte unistuste täitumisi sulle. Tänan sind selle kutse eest, taaskord väga mõnus ja ei teeme edasi, siin on äge ja mulle meeldib, et meil on idas see suur potentsiaal, mida realiseerida. Nii et kõikidele kuulajatele ka, et julgelt suuri unistusi teile. Aitäh kuulamast! Aitäh! Hea kuulaja, aitäh sulle, et sa võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga-väga tänulikud. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!